No tere hommikust, kas me tulime puhkama jälle? Hommik. Sellel korral siis Itaaliasse ja Comojärve äärde. Ja meil on siin imeline Comojärv, mis asub siis Itaalias. Ja siit on lihtsalt väga ilus vaade. Seikleme siis seekord siin Comojärve ääres, siis suundume edasi Šveitsi mägedesse ja lõpetame siis Itaalias oma reisi Toskaanas. Nii et tuleb väga põnev trip. Nüüd meie trip siis viib niimoodi, et tuleb rongiga sõita nüüd järgmisse peatusesse ja siis me saame jälle ühe turistilõksu ära külastada, nii et seda peab pinnast tegema, et kui juba siin kandis olla. No nii, meie rong tuleb siis. Hüppame peale ja teeme siis ühe kiire sõidu ja olemegi kohe varsti kohal ka. Kuidas on? Ärevus on sees, et saab rongi peale minna? Ei ole. Natuke ikka. Rong on suht tühi, aga rongid sõidavadki päris tihedalt, iga 20 minutiga tagant läheb rong. Sellepärast ongi vähe rahvas siin praegu. Tulime siis Solido de Bellannosse, et vaatame, käime need kosad läbi siin ja vaatame, kui äge siin siis on. Äge!
tere tulemast siis Šveitsi Sunstar hotelli. Vaatame siis ära, kui äge hotell see on. Jai, saimegi siukse toa, nagu me tahtsime omale. No nii, mida vaadet? Lumi sulab üleval mägedes. Mõnus. Kõhe, külm. No Margit, mis sa omale suure potiga tellisid? Kohaliku rooga, mis on tehtud 3 juustust ehk siis sulatatud. Ja vaatame, mis kõrvale saab, sest ma eeldan, et ma sain aru praegu, et me saame ainult leiba ja oli meil siuke päts leiba siia kõrvale, mis me siis teeme tükkidena ja kastame siia sisse. Ja kartulit. Ja mõnus väike kotike kartuleid ka see paistavad väiksed. Nii et me peame selle esimese ampsuliga kohe ikka ära tegema. Vau! Proovime teeme siis selle testing. Kuulsa Šveitsi roa ära. Juuspodised lausa siin sees. Amazing. Jämu. Kuuma kindlasti. Issand, kui hea. Päriselt hea. Ma hakkangi kodus ainult niimoodi tegema. Kartult sööma juustuga. Väga hea. Kui tulete Šveitsi, proovige. See on tõesti hea. See nimi oli Cheese Fondue. Tõesti üle hea. Soovitame. See on lihtsalt must be. Nii et. No Margit, kuidas sul golfi avalöök siis läks? Tundub, et väga hästi. Peaaegu sisse. Peaaegu läks sisse, no. Me mõtlesime jah, et siis me tuleme, teeme väikse golfi õhtu siin ja siis pärast väike šnitsel, õlu ja nii nagu kord ja kohus. Aga praegu ilm on mõnus ja päike meil siin paistab. Rahvas naudib mõnusat golfi ja kes käib soppab lisavas linna peal ringi. No nii, see on raske rada, nii et siin tuleb lüüa täpselt ja korrektselt. Niimoodi, et lendab kohe sisse. Väga ilus, väga ilus. Augulöök ja tuli ka ära! Yeah! Amazing! No nii, räägime siis natukene Šveitsi hindadest, et tuleb perega välja sööma. Võtad siin siukse ägeda roa, ma tegelikult pildi peal leidsin selle Google'ist ja mõtlesin, ma tahan seda rooga. See on siis ühesõnaga liha, seened, mingid nuudlid, 41 € praad. Õlu on normaalse hinnaga, 5,50. Naisel siis kana, friikad, paljaks? 36. Lapsele siis siuke lihtne praad, snitsel, friikad ja vist oli 31 äkki midagi või? Ja, aga ma pigem kiidaks, et see kallid hinnad küll, aga tegelikult toovad tasuta salatit, mis on väga hea. Ei, salat oli. See oli ikka väga hea. Ja, salat oli väga hea. Ja no, me käime ikkagi üks kord ka siin, et selles suhtes, et kalliks läheb, aga proovime ära ja tegelikult on väga mõnus. Ja bon appetit! No Pirks, paned siia lume sisse peakad kohe või? Mõnus, kollane lumi. Külm on või? Ei ole. No, ma arvan ka, et ei ole. Päike soojendab praegu nii hästi siin, et nii mõnus on olla. No Margit, nüüd läheme siis autorongi peale. Kuidas tundub? Äge. Ma arvan teistmoodi. Ma arvan ka, et see on
midagi uut oli, mida me kunagi varem teinud ei ole, et saame siis läbi mäe sõita siit, et autotee lõppes otsa ja nüüd saame rongiga edasi. Jätame siis auto siia parklasse, siit enam edasi sõita ei saa, peab minema rongiga. Rongi peale siis minek. Piletid olemas, mingi 30 raha maksis edasi-tagasi. Ja rongi ootab sinna ees, platvorm 1. Ja siis saame sellega oma järgmisse linna. Järgmine linn on autovaba. Sellepärast siin peabki minema rongiga, et sinna autodega absoluutselt ei lasta peale. Tahaks juba külma kokteili, on? Jaa, ja tahaks nüüd vaadata seda vaadet, mis see Kalli mees saab. No vaade on alles homme, siis kui me oleme Mäkke. Tere tulemast siis Zermatti. Oleme siis keskväljakul. Siit saab üks elektritakso võtta ja hotelli minna. Aga meil on 7 minutit minna, et lähme jala. Tere tulemast siis meie hotelli. Väike õunaamps meil siin toodud. Nii, ja siit, kui meil on siis selge ilm, siis avaneb meil siit imeilus vaade Matterhornile. Praegu natuke pilmes, aga homme lubab imelist ilma, nii et ootame põnevusega. Oleme siis meie spaas. Siin on tõesti basseinivesi nagu ülimõnus. No Birgit, kuidas sulle see bassein praegu tundub? Väga hea. Mis on siis täna päevaplaanis on? Lähme siis üles Mäkke. Jah, külma sisse. Külma sisse on. Et Margit on natuke mures, et üleval on 1 kraad sooja ja meil on ainult rannariided kaasas, et me peame siin vaatama, mitu paari T-särki omale selga panema. No nii, talveriided ostetud ja? Lähme vaatame, kui külm üleval on. Üleval on -5 kraadi, nii et nüüd on teil väga mõnus seal olla küll. Lähme siis rongiga Konnarkarti, see asub siis üle 2000 meetri kõrguse, peaaegu 3000 meetrit. Et siit rongid lähevad iga poole tunni tagant ja siis saame ilusaid vaateid nautida. Meie esimene peatus siis Riffelberg, 2852 meetrit. Kuidas meil siis rongisõitse üles sujus? Hullult kraapis ennast üles. Täna küll jah, see on ikka päris korralik tõus oli. Aga nüüd läheb rong ära edasi. Me liigume järgmise rongiga siit edasi ja teeme siin vahepeal väikse vahepeatuse. Kui me algul mõtlesime, et on üleval väga külm, siis tegelikult see päike soojendab nii hästi, et on ülimõnus praegu olla. Tuleb mu mõnus külm õlu siit. Jah. Võin valada ka välja. Vala mulle välja ja härale külm õlu. Nüüd on minul reis täiuslik. Ma olen näinud oma silmaga Zermatti mäge ja ma saan juua lume ääres rahulikult külmas veitseõlut.
oleme oma reisi siis kõige kõrgemas punktis Šveitsis ja vaadake, milline vaade siit on, lihtsalt imeline. Rongiga saab see ülesse, pilet oli päris kallis, meie perele 350 €. Nii et, aga rahvast tuleb muudku juurde ja juurde, et tegelikult tasub tulla ka. Ükskord elus peab siin ikka ära käima. Nii et tehtud. No kui kaugel New York oli? New York on 6345 km. Okei, väga äge. Siin on niisugune binokkel, jah, kus saab siis vaadata mägede kõrgusi ja suuremate linnade kaugusi. Väga kihvt. Lumesõda, jäi! Lumesõda, jäi! Minu võit! Laps on ikka raske olla. No nii, naudime siis oma veinikest siin mäe peal ja et on täna väga tore päev olnud. Ülimõnus söök, ülimõnus ilm ja ülimõnus vaade. Vein on ka väga hea. No nii, lahkame siis oma imeilusast hotellist. Ei ole sükest asja meil veel juhtunud, et hotell jääb hoopis meile võlgu. Rahadega mingi teema siin, aga me etsime 50 kohalikusi tipi. Ja nüüd siis tellime elektritakso ja lähme siis raudteejaama ära. See linn on siis autovaba. Siuksed väiksed elektritaksod sõidavad siin. Sellega lähme siis raudteejaama. Kõik liivad, asjad, prügid. Kõik võetakse niisuguste elektriautodega. Et ainult suured autod saavad erilubadega siia linna sisse. Nüüd on kala püüda. Väga mõnus. Okei, nüüd raudteejaama minek ja siis rongi peale ja tuld. Niisugune see elektriauto meil välja näeb. No Margit, kas on kahju ka Zermaati linnast ära minna või? See oli äge, aga vaated olid ägedad, aga ma tahan nüüd sooja. Nüüd tahaks lihtsalt Toskaanasse minna, natuke veini võtta ja mõnusalt. Te olete ehitanud omale niisuguse tuulemüüri siia, sest teil on juba külm. Aga jah, ootame siis oma rongi, et saada siis auto juurde tagasi ja siis juba üle 400 kilomeetri Toskaanasse minek. Keerasime siis korra kiirde pealt maha, et natuke keha kinnitada ja tankida ja siis sattusime hoopis siuksesse põrgusse, nagu siin on. Margit arvas, et ta käib nüüd kõik poed siin rahulikult läbi. No Pirks, ostsid tanklast ühe pulga kommi omale või? Jaa. Kas see on suurem kui su pea või? Jaa. Okei. No nii, oleme siis jõudnud oma viimasesse majutusse. Meil üks väike reisisell väsis juba siin täitsa ära. Kas Margit on juba siia kohvrit juurde pugenud? Kohvrit pandi juba niimoodi ilusti ära või? Jah, ma ootan, kuna ma saan selle avada, aga No nii. teeme video ära. Teeme video ära, siis avame. Meil on siis siuke väike sea view vaade siin. Saame siin mõnusalt nautida oma kokteile. Imeline.